üks. Hakkame siit poolt pihta. Tere, minu nimi Toomas Argel. Täna on ikka huvitav video, et põllu peal läks võtta kus kohast, aga ühesõnaga mul oli ettepanek rattamatk teha, ütleme üks tee peal. Et põhimõtteliselt peaks olema niuke tugimaantee. Mul on see marsruut ka, eks seal põhimaanteed ka natuke tuleb ikka sisse, siin pole midagi teha. Aga marsruut võiks olla Pärnust. Ma olen siin üldse Saue vallas, aga Pärnust. Ilm on ilus praegu ja augustikuus. Kust päikest ei hakka tegema. Et praegu esialgus tahaks teha 2.–4. august ja alustada Pärnust, mitte Tallinnast. Sõita Tallinnasse. Üks eesmärk on see, et sisustada oma puhkust, aga et mis aastas oli 2019 võetakse see samane Pärnu osa raudteest maha, niikuinii. Siis tuleb Tallinnast, on ju, Raplast tulevad. Et need saaks sõita rongiga veel, rattad sisse lükata ja Tallinnasse sinna Pärnusse välja ja sealt maad natuke jalgsimaad sõita, rattaga sõita. Niikuinii sinna endisesse Pärnu raudteejaama, praegu on kaubajaam viimane peatus, sest ma tean. Ja seal on niisugune parkla vanast ajast, endi raudteejaam. Siin on ka kes tulevad kuskil mujalt Tartust või Viljandist ja nii edasi tagasi. Et niisugune väike plaan on teha 2,5-päevane matk rahulik niimoodi Pärnust Tallinnasse. Kui mitte otse Pärnu maantee kaudu, kõik rahvas arvab, läbi Kesk-Eesti, Järvakandi ja Vändra ja mul on kõik ette pärast, mis kandist. Pigem sealt Saku tagant hoppis, kui see Tallinna liigide jõuab, mitte mööda suurt maanteed. Et loen ette esimese päeva. Kirjutasin natuke siit, vaatasin internetist seda kaarti ja värki. Pärnus saaks kokku siis hommiku poole, siis kui see esimene rong tuleb, et sealt jalutada sinna endisse raudteejaama, sõita sinna ratastega. Ja pole pikk maa. Ja siis see on Pärnu-Riia maantee 116 on see Krundi aadress ehk siis endine raudteejaam Pärnus. Sealt siis sõita sealt üle tee, sealt on see rattatee tehtud, aga sealt üle sõitas teisele poole Videviku tänavale, Videviku 6 ehk seal selle kalmistu väravate juures saaks raudselt kokku, kes nagu võib-olla 10 minutit hiljaks, et siis ootame ära see 10-15 minutit, me ei hakka kiusama inimesi. Aga marsruut on teada ja rattatüüp, rahvas küsis, et mis rattatüüp, ei maanteratast nagu ma ei soovita tulla. Aga soovitaks maastikuratas või kui kangesti on maanteeratas, siis panna XC rehvid alla. Ja mul umbes midagi taolist. Kiiver soovitaks raudselt kaasa võtta sellest ja kui alajääs, siis mina ise nagu ei kutsu neid lapsi sinna, aga arvestaga seda, et meil keskmine tempo on ikkagi seal 17 kilomeetrit tunnis on raudselt kohe. Kus peatustega tuleb 13 kilomeetrit tunnis, aga minu peatused on 17 kilomeetrit tunnis. On meie keskmine tempo tuleks. Muidugi me teeme peatusi nendes loodushiilukauntes kohtades, mõisade juures on minu plaanid teha ja siis mul ongi esimene raks muidugi peatusi vähem, esimene päev ja teine päev teeme rohkem ja siis kolmas päev on palju rohkem väiksema peatused. Pukipeatused on raudselt loomulikult. Jõudsime siis Riia maantee 116 Videviku 6, eks sealt üle tee kohe, see on siit ainult 140 meetrit, mul oli märgitud siin.
no väga täpselt ei ole, seal eksimine on siis umbes 200 kuni 500 meetri täpsuses need lõigud kõik. Ei tea ju täpselt see sekundi pealt, kus ringi või mis auringi riigi tahab teha ümber mõisa või ümber seal järve ja jõe. Siis sõidaksime Videviku tänavat mööda, see on seal Pärnu jõe äärest, mitte see suur maantee, mis läheb, vaid jõe äärest, see väike Videviku tänav, jõuaks Paide maanteed, see on siis kokku sellest raudteejaamast 1 kilomeeter, pluss miinus 100 meetrit. Nii, ja siis sõidaks Paikuse sinna ringile, Paikuse ring, teate küll seal, Paikus nüüd ka liiklusring, sinna jõudaks, sinna on siis sealt Riia maantee 116 juurest 4 kilomeetrit, ehk siis sealt Paide maantee ristist 3. Siis sõidaks Sinti, Silla tänav, sealt edasi, aga sealt Paikuselt sinna Sinti ringi pealt on 5, ehk kokku 9. Noh, väiksem lapsed võiks sealt kuskilt, siis teeks Urumarja tee, Kurina jõgi, võt seal teeks peatuse, esimene looduslik koht nagu. Et siis on sealt Pärnust 11,5, et noh, kuidas keegi harjunud sõitma on. 11,5. Natuke alla tunni, me ausalt on sõita sõidetud, aga niuke pissipeatus, ütleme viisab. Väga pika peatus ei tee, aga seal 5-6 minutit ikka võiks teha. Esimene nagu niuke väike peatus. Järgmine peatus oleme veel 9,7 kilomeetrit edasi, ehk jõuame siis Tori võrgusse. Et seal teeks pikema pausi, kes tahab nagu seal Tori poes käia nagu ja alustust vaadata. Seal on nagu Tori võrgu, mis on vaja vaadata. Pärnu jõgi väga võimas seal. Sild, ja siis see samane kirikus mälestusmärgiga, see draakoniga ja loomulikult vaatame, peaks uurima seda asja, oleneb kui suur grupp meil tuleb. Ma ei just väga suur tuleb, aga kes tahaks nagu sinna Hobuste talli vaatama minna, et seal läheb võib-olla rohkem aega, et seda tulebki planeerida nüüd. Mis kellaks me nüüd siin ööbimiskohta jõuame, et kas me läheme teise kohta või kolmandasse kohta. See nagu väga palju nagu mõjutab. Aga praegusel juhul on mul mingis 30-40 minutit arvestatud mul selle Tori külastuse jaoks ja siis nad lõdvestuse jaoks, kes nagu ei viitsi jalutada, siis juba väsinud seismise 21,2 kilomeetri peale. Aga väsinud, siis palun, mis pole keelatud. Väike puhkepaus, koake. Siis järgmine peatus läks üle silla sealt rõõmsalt loomulikult. Jõuaksin raudtee karjääri äärde, siis jõuaks põhimaantee on seal 5. maantee, kes läheb selle Pärnu-Vaide. Nojah, Pärnu-Vaide ma ütleksime see maantee, mis läheb sinna Rakvere välja ja kus nii kaugu me ei lähe ja Paidesse me ka ei lähe. Sealt on siis kokku 8,8 kilomeetrit Torist, ehk siis Pärnus 25,0. Edasi ja karjääri juures võiks ka peatust teha, kes nagu ootate järgi või midagi taolist. Aga järgmine lõik on siis päev pikem, 14,1 kilomeetrit. Et sealt jõuame Pärne jõele, sest Pärne jõge ka vaatame loomulikult. See on nagu rist. Nüüd kas otsustame otse läbi Vändra minna või läheme otse järvekandi kaudu ja siis kirjutame Mukli poole. Praeguse esialgne plaani ikkagi sõidame edasi Vändra poole, lihtsalt teeme peatuse Pärnu listi üles, kus näitab järvekandi poole, sinna Rapla poole, juba Rapla poole ja Rapla nagu Tallinnast ei olegi nii metsikult kaugel, aga see ongi nagu esimene päev, sinna kas järvekandi või Heidapere ööbimäed ja nüüd see läbi Vändra sõidame, tahaks ikkagi sõita. Et sealt Vendrasse on 9 kilomeetrit Pärnu jõest. Ja siis kokku kilometraaž on siis Pärnust 48,5.
Nii, Vändras üks pikema teha, see lõuna moodi asja. 48,5, kui ma arvestan 17 kilomeetrit tunnis. Ehk sõidu koos paustega 13 kilomeetrit tunnis. Siis ilusti, ütleme 4 tundi. No ümmarguselt 4 tundi, et need pausid otsa veel, ütleme 5 tundi. Nii. 5 tundi ja siis kui mingi 11 paiku, jah, 10 paiku sõitma hakata, siis on kell 3, kell 4 hiljemalt. Nii. Oleme seal. Vändras oleme siis 4 paiku hiljemalt seal. Tahaks olla. Kiuta muidugi, isegi kui 5 oleme, siis peaga hullu ei ole. Siis teeks väike kruusateed. Kas oli kruusakas? Minust ei olnud kruusakas, minust on ikkagi asfalt. Ta on lihtsalt niisugune väike. Ma näitan teile, milles ma mõtlen. Ei oli kruusakast, kas ta on niisugune väike nagu siin, Saue liigidel. Siit Sauele on ainult 6 kilomeetrit, jah, näete. Nii. Või siis äärmisel juhul on ta niisugune kruusakas. Kas ta nii laiut on, aga enam vähem sama kate nagu see. Et kõik, kes maatratastega tahavad tulla, no, nõutratta ära lihtsalt. Soovitan siis pigem jah, meestekas või niisugune hübriid või. Vähemalt siis on sul XC refid alla, ehk siis ütleme nii, et laiuse poolest võiks olla siis 32 millimeetrit ja siis natukene karmim, kui täitsa vihma või slikk ja ära ei soovita ikkagi, niisugusega ei tule. Et pigem jah, nii ja siis kui see maastikoma on, siis väga lai ei ole, sest kui maanteel hakkab undama jälle. Et maastikoma siis on 1,9 kuni 2,2, maksimum 2,2, et kui rohkem võtate, saate sõita küll, aga siis kiirused maha ja undab ka, et pigem jah. Mul endal 2.0 on ees, 2.1 on taga tollides. Ma olen enda rattal. Salvestab, jah. Et mis siis veel? Kui sealt edasi minna, sealt Vändrast, nagu me jõudsime Vändrasse, et seal teeme üks korraliku söögi ja vaatame need, seal on ka, Vändras on ka, ei ole niisama, et ainult saelaudu lastakse, et seal on ka neid muinsuskaitseobjekte ja looduslikke kohti. Ja siis sõidaks Vändrast Kobra, sealt otse põhja nüüd, mitte test tagasi Pärnu poole, vaid pigem siis Loodesse. Kobra, see on 4,5 kilomeetrit Vändrast, ehk siis Pärnust 25,5. Ja seal kruusatee mootors on kirjutatud mul siin. Siis tuleb Massu jõgi, siis on see 6,5 kilomeetrit veel. Ma arvan, et see 11 kilomeetrine lõik kruusa peal on vahelduseks, et need aeglasemad jõuavad järgi ka. Ja see on siis Pärnust 59. Et ühe päevaga 59, ma arvan, ka ei ole väga hullu päeva jooksul. Ma ise sõidan 59 poole päevaga muidugi. Aga me arvestame seda, et kõik ei ole suutelised nii tempokalt seda mitu tundi hoidnud tempot. Reonda tuleb siis seal 1,5 kilomeetrit ja siis jõudame Eidaperes. Minust on ikkagi seal asfalttee, kitsas asfalttee, aga ikkagi asfalttee, ma olen Eidaperes käinud. Et seal on nagu suurem küla niuke. Kool on ka. Mingisugust kortermajad on isegi seal, selles mõttes on suurem küla ja kauplus. Ma pean välja uurima, mis kellel mis kauplus seal lahti on, et ikkagi soovitan muidugi Vändrast endale kaup või värk kaasa võtta vesi ja niisuguse asja, mis te väärikuks peate. Ja siis käiks ära niisuguses kohas, nagu see on siis kokku sealt, Reondast Eidaperest on 3 kilomeetrit, täpsustan. Mukrisse on 3,5-4 kilomeetrit. See on nüüd tõesti kruusakas, natuke savine. Aga see on väga ilus koht. Ja ma arvan, et kui me jõuame sinna 49-63 mingisugune 6 paiku pakun,
hiljemalt 5-6 paiku, jah, olen, mis kõige standardist arvime on ju. 5 umbes tunnika arvestega raudselt sinna. Siis jah, tunnike tuleb. See on siis ma arvestan seda, et seal jõutaks ka mingi 40 minutit umbes. Ja siis see vend tulebki minuga. Ja siis sõidaks. See on vale ratas. Ja siis sõidaks nii, et see on täiesti puhas maanteeratas. Et siis sõidaks nii, et see Edaperesse paneks tellib püsti nüüd on ju. Seal on ka kohti olemas, kus saaks panna seal ligidel. Või siis, Mukrist tagasi 71,5. Kokku siis on 4 kilti tagasi. Et siis sõidaks sealt Edaperest, kes tahab nagu edas sõita 84,5. Kokku on siis 13,5 kilomeetrit on Järva kanti. Et ma arvan, et siis oleks mingisugune 8,5-9 suvel valge. Tahaks jõuda siis 9 hiljemalt Järva kanti. Ja kui Järva kanti jõua, siis teeme Edaperes ikkagi selle öö ära. Hullu. Et nii on praegu seal esimese plaanid, see oleks esimese päevaga siis 84,5. Ma ütlen 85,5. See kilomeeter sinna tänne on kõik meetrit. 3 minutit, kui asfaldi peal ja kui te sõidate selle kruusa peal, siis on 4 minutit, 1 kilomeeter. No see minust on see suht lahja tempo, aga loomulikult jah, kiiver. Liikluse eeskirjad lugege läbi, paremaga reegel, peateed, niisugused asjad. Ja ma teen teise video veel, see on nagu esimese päeva kohta, kokku on 3 päeva. Ja kui küsimusi on, loomulikult küsimusi, küsige, pange sinna alla kommentaaride. Kasutuse kohta loomulikult, alustuse kohta, ratta kohta ja iganes marsruudide kohta. Kui ettepanekud mingisugust vaatamisväärtused täpselt sellel marsruudil on, nagu ma praegu nimetasin, siis pange need ka kirja. Ma arvan, esialgu võetud küll. No viidet loomulikult peaks nagu ennast nii palju tundma, et kas igaks juksud kaata suured riid, ka mingid alla kaasa, kas või pikk vesu, kardate kulm tekib siis. Ja magamiskott raudselt, magamiskott, madrats, see mis on see õhuke madrats alla, aga magamiskoti keskmine number, mitte see viimne oluline number. Ja arvestage, et augustikuus võib olla ka mingisugune öösel ei ole mingisugune plus 20. Öösel on pigem plus 10. Isegi 7 kraadi sooja ainult öösel. Et see keskmine number oleks selline 10 ringis. Et see oleks kõige normaalsem variant. Ja kamba peale tulete, võtke üks rattalukku kaasa. No vändales kuskile panete poe juurde siis. Ei, me saame üksteise abiks olla valvata loomulikult, aga pole paha üks rattalukk mitme ratta peal ei vähemalt võtta. Jah, loomulikult fotokas või laetud mobiil. Saatame numbreid ja nii edasi tagasi ja suuremad turistid teeme ikkagi kas või see 2-3 minutise pausi, et oodata rahvast järgi. Et ei eksiks ära, et niisugust asja juhtuks, et oi, kuule, ma olen Türil on ja. Türil saab ka põhimõtteliselt rongiga koju on ju, aga parem oleks nii. Ja ilm on veel tuule vastu ja siis vihma vastu mingisugused riided võiks olla, et oma seljast, ma ei tea, kas mul on tagavaraks, aga see on nagu loterii rohkem. Et olgid selles mõttes valmis. Aitäh praegu, esimese osa lõpp.